Elasid kord kaks venda, Kille ja Eirian. Neile meeldis mängida puust mõõkadega ning nad unistasid sellest, et suureks kasvades saavad neist üllad rüütlid. Kille oli tasakaalukas ja usaldusväärne. Eirian aga terase silmaga ja seiklushimuline. Kui oli käes aeg kodunt lahkuda, rändasid vennad eri suunas. Kohtume taas, kui oleme oma õnne leidnud, ütlesid nad teineteisel kätt surudes. Kille sammus mööda teed oru poole. Ta polnud veel kuigi kaua rännanud, kui nägi röövlisalka. Röövlid ründasid parajasti üht ratsanikku. Kille paljastas mõõga, tormas röövlite juurde ning peletas nad minema. Ratsanik osutus õilsaks kuningapojaks. Sa oled vapper mees. Hakka mu kannupoisiks, ütles ta Killele. Kannupoisi elu oli raske. Kille pidi täitma kuningapoja teenistuses olevate rüütlite antud ülesandeid. Ent ta õppis ka vehklemist ja piigivõitlust. Aega läks, aga viimaks oskas ta võidelda paremini kui kõik rüütlid. Eirian astus aga teist rada. Ta oli kuulnud lugusid suurest põhjamaisest võlurist, kes oli kõigist kõige vägevam. Nii rändas Eirian kaugele põhja, Igilume maale, kuni leidis võlurilossi, mis oli ehitatud jääst. Eirian astus sisse ning nägi võlurit, kes istus oma jäätroonil. Teda ümbritsesid sinisilmsed lumeleopardid. Võin rasket tööd teha, kui sa mind enda teenistusse võtad, ütles Eirian. Parem saagu sinust otsekohe rüütel, ütles võlur. Rasket tööd teevad ainult puupead. Võlur luges võlusõnad ning Eirian avastas enda seljast jaheda raudrüü, mis peegeldas kahvatud päikest nagu klaas. Võlur asetas raudrüü rinnaplaadile amuleti. See annab sulle võimu lume ja jää üle, sõnas ta. Viimaks tõmbas võlur lossi räästas suure jääpurika ning luges sellelegi võlusõnad peale. Purikast sai vägev jäämõõk. Võlur andis selle Eirianile. Nüüd oled sa minu jäärüütel, sõnas võlur. Pead mu lossi kaitsma kõigi sissetungijate eest. Eirian tahtis võluri kätt suruda, ent võlur astus temast eemale. Inimese puudutus toob mulle surma, ütles ta. Eirian avastas peagi, et ta ei tunne enam külma. Läks isegi nii, et mida kauem Eirian jäälossi valvas, seda vähem tundis ta oma südant. Ühel päeval rääkis Kille isand kuningapoeg jäälossi võlurist oma rüütlitele. See kuri mees tahab kogu maa jääga katta. Peame ta peatama. Kes läheb teda minu nimel välja kutsuma? Kille oli vabatahtlikult nõus Põhjamaale võitlema minema. Väsitava rännaku järel leidis Kille viimaks jäälossi. Selle ees seisis Eirian ja valvas. Ta seisis vaikselt nagu jääpurikas. Venda nähes rõõmustas Kille väga, ent Eirian oli unustanud, mida tähendab tunded. Sa ei tohi mu isanda lossi siseneda, ütles Eirian. Ta äigas vennale jäämõõgaga. Kille tõstis löögi tõrjumiseks oma mõõga ning nad hakkasid võitlema. Eirian manas kohale jääpurikad ja külmatuule. Ent Kille virutas mõõgaga jäärüütli rinnalt amuleti maha. Nüüd ei saanud Eirian enam venna vastu lund ja jääd manada. Ta oli sunnitud võitlemiseks mõõka kasutama. Kuna jäärüütel ei olnud teinud nii rasket tööd nagu tema vend, väsis ta palju kiiremini. Peagi lõid Eiriani jalad vankuma ning ta kukkus lumme. Selle asemel, et venda lüüa, aitas Kille ta jalule. Jäärüütel oli hämmingus. Sa oleksid võinud mu alistada. Miks sa mind aitasid, küsis ta. Sest sa oled ikkagi minu vend ja ma armastan sind, vastas Kille. Eirian tundis, kuidas ta süda üles sulas ning kehasse naasis soojus. Ma olen kogu siin olnud aja nõiutud olnud. Lähme ja alistame võluri koos, hüüdis ta. Nad sisenesid lossi.
kus neile tulid vastu lumeleopardid. Võlur tegi meist oma orjad, ütles lumeleopardide juht. võitleme koos teiega oma vabaduse eest. Võlur juba ootas neid. Reetur, hüüdis ta Eirianile. Seda maid muutusid jääpurikad helkivateks okkalisteks jäämeesteks, ent Kille ja Eirian lõid nad kõik oma mõõkadega kildudeks. Võlur üritas põgeneda, ent urisevad lumeleopardid seisid talle teele ette. Kille tormas Võluri juurde ning haaras tal käsivarrest. Kille soojast puudutusest hakkas Võlur sulama, kuni temast ei olnud järel midagi peale veeloigu. Ümberringi hakkas jääloss vappuma ning varises kokku täiesti tavaliseks lumeks. Kui loss oli viimaseni kadunud, jooksid lumeleopardid vabadusse. Vennad võtsid ette pika rännaku kodumaale ning selle lõpuks olid nad küll väsinud, ent rõõmsad, et said jälle koos olla. Kuningapoeg lõi mõlemad koju naasnud vennad rüütliks. Söör Kille ja söör Eirian kaitsesid üheskoos kuningriiki hädaohu eest ja kui nad veel surnud pole, elavad nad tänapäevani.